ja isand ütles noole: mine sina ja kogu suu pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapõlve seas minu ees õige oled. Võta enesele kõigist puhtaist loomadest 7 paare, isane ja emane, ja loomadest, kes puhtad ei ole 2, isane ja emane. Nõnda samuti lindudest taeva all 7 paari, isane ja emane, et nende sugu jääks elama kogu maa peale, sest juba 7 päeva pärast ma lasen vihma sadada maa peale 40 päeva ja 40 ööd ja ma kaotan maa pinnal kõik olendid, keda ma olen teinud. Ja Noa tegi kõik nõnda, nagu issand teda käskis. Ja Noa oli 600 aastat vana, kui uputusvesi maa peale tuli. Ja Noa läks laevad ja pojad ja ta naine ja ta poegad ja naised temaga veeuputuse eest. Puhtast loomadest ja loomadest, kes puhtad ei ole, ja lindudest ja kõigist, kes maa peal roomavad. Tulid kahekesi Noa juurde laeva, isane ja emana, nõnda nagu Jumal Noale oli käsu andnud. Ja 7 päeva pärast tuli veeuputus maa peale, sel aastal, mil Noa 600 aastat vanaks sai, teise kuu 17. päeval, otse sel samal päeval puhkesid kõik suure sügavuse allikad ja taevalugid tehti lahti. Ja sadu tuli maa peale 40 päeva ja 40 ööd. Otse sel samal päeval läksid Noa ja Noa pojad, Seem ja Haam ja Jaafet ning Noa naine ja 3 ta poegade naist üheskoos laeva. Nemad ja kõik metsloomad oma liikide järgi ja kõiksugu kariloomad oma liikide järgi ja kõiksugu roomajad, kes maa peal roomavad oma liikide järgi ja kõiksugu lendajad oma liikide järgi, kõik linnud, kõik tiivulised. Ja nüüd tulid Noa juurde laeva kahekaupa kõigest lihast, kus eluvaim sees on. Ja need, kes sisse läksid, olid isane ja emane. Kõigest lihast nõnda nagu Jumal temal oli käsu andnud. Ja issand sulges ukse tema tagant, siis tuli 40 päeva veeuputus maa peale. Vesi tõusis ja tõstis laeva nõnda, et see kõrkes maast kõrgele. Ja vesi võttis võimust ning seda sai maa peal väga palju ja laev liikus veepinnal. Ja vesi võttis maa peal väga võimust ja kõik kõrged mäed kogu taeva all kaeti. Vesi tõusis neist 15 küünart kõrgemana, nõnda et mäed olid kaetud. Siis heitis hinge kõik liha, mis maa peal liigus. Nii hästi linnud kui kariloomad ja metsloomad ja kõik roomajad, kes maa peal roomasid. Ja kõik inimesed kae, kõik, kellel elu vaimu hingus nidas oli, kõik, kes olid kuival maal, need surid. Nõnda hävitati kõik olendid, kes maa peal olid. Nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad ja linnud taeva all hävitati maa pealt, järele jäid ainult Noa ja Leet, kes temaga laevas olid. Ja vesi võimutses maa peal 150 päeva.